austatud suursaadik. Mul on väga hea meel siin olla kui Matsura sõber ja pikka aega ka tema kaasteeline. Pane velvyslanče, vy jste měl geniální nápad, že pojmenujeme ulici podle Vladimira Matsura, ale ne v Tallinnu, v Tartu. Tam máme architekta města Jiřího Tinteru, který nám pomůže. A Matsura miloval Tartu více než Tallinn. Ja nüüd ma jätkan eesti keeles, see oli lihtsalt tänu saadikule hea mõtte eest, et nimetame ühe tänava Vladimir Matsura järgi, aga pigem on seda kergem teha Tartus, mille peaarhitekt hetkel ongi Tšehhist Jiří Tinter, kes meid kindlasti aitab ja pealegi Matsura tõesti armastas Tartut rohkem ja tuli Eestisse ka kõigepealt Tartusse. Täna me tähistame tema 80. sünniaastapäeva, aga minu jaoks on see ka 50 aastat, peaaegu täpselt 50 aastat sellest päevast, kui mina Vladimir Matsuraga esimest korda Prahas kohtusin kui esimese kursuse tudeng. Ja seda kohtumist 75. aasta septembris mäletan ma siiamaani. Ta tuli minu ühiselama tuppa, võttis mul niimoodi käisest kinni ja ütles, et peale Leo Metsari on olemas veel teisi eestlasi. Nüüd ma usun seda. Ju ma siis olin ilmselt teine. Kohe 75. aastal, kui ma läksin Prahas õppima, siis ma liitusin ka Läänemere liiduga, või õigemini Vladimir ei jätnud mulle mingit valikut. Minu nimeks sai siis emissar, nagu saadik ütles, Vladimir ise oli Kreutzwald. Ja 5 aastat, 75–80, õpetasin mina Vladimir Matsurale ja Nadja Slabihoudovale, kelle koodnimetus oli kaarditark, eesti keelt. Me õppisime eesti keelt igal teisipäeval 2 tundi kohvikus Slaavia Praha kesklinnas. Ja nagu öeldud, Matsura hakkas õppima 72. aastal. Esimese raamatu andis ta välja 77. esimese tõlke. See oli Paul-Erik Rummo Tuhkatrino mäng, aga esimest korda Eestisse tuli ta minu kirjalikul kutsel, sest tol ajal teistmoodi ei saanud, aastal 78, aga see oli september, mitte kevad. Ja nagu ta armastas kõikvõimalikke müstifikatsioone, siis ka tema saabumine Eestisse ja Tartusse oli müstifikatsioon. Ta pidi tulema Prahast rongiga, nii nagu tookord tuldi, et sõideti Bresti ja Brestis istuti ümber ja siis selle Bresti rongiga läbi Vilniuse ja jõuti Eestisse. Ta pidi tulema Tartusse, me läksime talle rongi vastu, ma olin taotlenud talle loa, et ta võib Tartus olla, sest siis pidi olema selleks ka eraldi luba. Ja keda ei ole Vladimir Matsurat ega tema tollel ajal värsket abikaasat Nadja Matsurovat. Ei ole rongi peal. Läks mööda paar tundi, me olime juba nagu paanikas, sest me olime taotlenud loa ja ega siis too aeg oli ka asi tõsine. Ja äkki ta saabus bussiga. Tuli välja, et nemad olid otsustanud Nadjaga Riias rongist lahkuda. Leidsid bussi, millega nad said siis sõita Eestisse ja kui ta jõudis selle bussiga üle Eesti piiri, siis üks esimene küla, mis talle vastu tuli, oli Matsuri. Ja siis ta ütles, et see tõesti on nüüd see Eestimaa ja see tõesti on koht, kus tema tahab olla. Ja sellest esimesest külaskäigust 78. aasta septembris kirjutas ta umbes 80 leheküljelise päeviku, kus ta oma külaskäigust väga pikalt pajatab. Seal on väga palju joonistusi ja sealt leiame tema reisimuljeid ja 2 mundrismeed kujustava joonistuse, millel on allkiri Eestimaa, kus isegi võmmid räägivad eesti keeles. Aga mulle ta ütles, et tegelikult on tema jaoks Eesti maa, mida iseloomustavad kivid ja seened. Et tal alati tundub, et kivid rääkisid temaga ja sellel esimesel külaskäigul me käisime rohkesti seenemetsas ja ma sain teada, et tšehhid korjavad hoopis teisi seeni, kui eestlased tavatsevad korjata. Oli juttu sellest esimesest külaskäigust Petti Alveri juurde. Mul oli au ka olla kaasas, aidata, tõlkida ja sellest kirjutas pärast Matsura oma päevikus.
et tal oli selline tunne, kui me sinna Betty Alveri juurde jõudsime septembrikuu peale kella 10 õhtul, kujutage ette, peale kella 10 õhtut vanaproua Betty Alveri juurde. Aga Aivo Lõhmus ja Hando Runnel käisid meile peale, et me peame minema. Kui ta hakkab Betty Alverit tõlkima, siis Betty Alver võtab meid vastu ja ta tõesti võttis meid vastu. Ja siis Matsura kirjeldab seda kohtumist, kui me seal viibisime seal päris mitu tundi. Ja loomulikult räägiti seal palju Heiti talvikust ja Matsura ütleb, et tal oli selline tunne, et need raamatud, mida Betty Alverit ümbritsesid, et nad lihtsalt ei ümbritsenud, vaid nad tulid talle ka lihtsalt kätte, et nagu lendasid. Et see oli niisugune Matsura järjekordne müstifikatsioon mingis mõttes. Ta külastas väga paljusid kirjanikke. Tartus ta kohtus korduvalt Jaan Kaplinskiga lausa meie tillukeses korteris Ujula tänaval. Kui me jõudsime Tallinnasse, siis me käisime koos külas Jaan Krossil ja Ellen Niidul, Eno Raual ja Aino Pervikul. Ja Matsura suhted Eesti kirjanikega olid kindlasti rohkem kui lihtsalt tõlkimisele orienteeritud suhted. Nad olid mõttekaaslased Jaak Jõerüüdiga väga lähedased, kuigi ta Jõerüüdist on minu teada tõlkinud ainult ühe väikese jutukese, mis on selles antoloogias, mille tšehhikeelne pealkiri on Diablova Milenka ehk siis saatana armuke. Aga ta on korduvalt öelnud, et ta tunneb, et Jaak Jõerüüt on see kirjanik, kes temale mõttemaailma poolest on kõige lähedasem. Teine väga lähedane kirjanik talle oli Mati Unt, kellest ta on päris palju tõlkinud. Ma ütleksin, et Mati Undi pärandi suuremas enamikus, ka siin on see Mati Unt sees. Ja Mati Undil on üks jutustus, mille nimi on Helgi Sallo kadumine. Sellega oli ka seotud väike müstifikatsioon, sellepärast, et kui Matsura seda tõlkima hakkas, siis ta tahtis seda tšehhi keeles nimetada Helena Vondratškova kadumine. Helena Vondratškova oli tollel ajal kuulus tšehhi laulja, aga ta pöördus viisakusest Vondratškova poole ja küsis, kas ta tohib kasutada tema nime selles loos. Ta seda luba ei saanud ja seetõttu on tšehhi keeles selle jutustuse nimi Alla Pugatšova kadumine. Selliseid asju temaga juhtus. Kui me räägime nendest raamatutest, mida ta tõlkis ja mis talle olid erilised lemmikud, siis üks eriline lemmik oli kindlasti Enn Vetemaa Näkiliste välimääraja, millega seoses ta korraldas Prahas ka tšehhi näkiliste püüdmise ja uurimise Võltava kallastel, mis on selles mõttes ka väga eriline, et tšehhi näkid enamasti on meessoost, aga tal oli vaja siis neid Võltava ääres neid naissoost näkilisi määrata ja mõnesid tal tõepoolest õnnestus ka määrata. Edasi meie suhted muutusid, ma ei saa nüüd öelda ametlikuks, aga ametlikumaks, sest jõudis kätte see aeg, kui mul oli vaja kirjutada diplomitöö ja minu diplomitöö juhendaja oli tšehhi kaasaegse kirjanduse õppejõud Jiří Marek, kes oli ühtlasi ka väga tuntud kirjanik Tšehhimaal. Aga kuivõrd ta Eesti ja minu diplomitöö on siin, selle pealkiri on Eesti, Tšehhoslovakkia ja Eesti kirjanduslikud suhted kui tõlkeprobleem. Tollel ajal pidi sellise pealkirja panema. Ja kuivõrd Jiří Marek, väga tore inimene, ei teadnud sellest mitte midagi, siis tegelik diplomitöö juhendaja oli Vladimir Matsura ja selles diplomitöös me tõepoolest siis vaatlesime tšehhi ja Eesti kirjandussuhteid algusest peale. Et kui me jätame kõrvale selle, mis toimus keskajal, need juhukontaktid, siis suurem huvi tšehhide vastu tekkis 19. sajandi lõpul, mil Sakala lisalehes ilmusid artiklid Jan Hussi kohta, kus rõhutatakse Jan Hussi saksa vastasust ja usulähedust Luteri ideedele, et meil olid ühised rõhujad ja lähedane usk. 90. aastatel ilmusid artiklid Jan Amos Komenski kohta. Tänu sellele, et tollel ajal Tartu
ülikoolis tegutsesid slovakid doktor Jan Kvatšala, teoloog ja Komenski uurija ja Aadlik Kusmani. Tänu nendele on Tartu Ülikoolis Josef Jungmanni ja Tšelakovski kirjade kogu. Ja samal ajal hakkas ka ilmuma tõlkeid tšehhi ja slovaki keelest ajakirjanduses. Esimene teadaolev ülikirjanduslik tõlge ilmus aastal 1887 ajakirjas Meele jahutaja Josef Václav Sládeki väljarändajad kellegi V.V. Mägi tõlkes. Paraku ei tea keegi, miks just see lugu ja kes oli see tõlkija. Esimene raamat ilmus 1902. aastal, see oli Svatopluk tšehhi raamat Kuulsus. Aga see oli loomulikult tõlgitud saksa keele vahendusel ja Svatopluk tšehhi tutvustas Leo Metsar hiljem tõlkides seda otse eesti keelest. Peab ütlema, et samal ajal Tšehhimaal Eesti vastu mingit huvi tegelikult ei tuntud. Esimesed otse eesti keelest ilmunud lood ilmusid 1915. aastal ja neid tõlkis sama Alois Koudelka, keda Maarja Vaino mainis. Aga Alois Koudelka oli mingis mõttes polüglott. Ta tõlkis 20 keelest ja ka ta ei tõlkinud neid lugusid mitte sellepärast, et tal oleks olnud huvi eesti kirjanduse vastu, vaid ta oli keelehuviline katoliku preester, kes tahtis näidata, et ta suudab tõlkida ka eesti keelest, aga huvitav on see, et ta oli valinud nendest tõlgeteks Jakub Liivi Verehinna ja Juhan Liivi igapäevase loo. Esimene raamatutõlge eesti keelest ilmus alles aastal 1935 ja see oli Kailiti Nipernaadi. Veidi hiljem ilmus ka August Mälgi Õitsev meri, aga neid ei vaadeldud tol ajal, kui oli teada, et nad olid eesti kirjanikud, aga neid vaadeldi ikka kui Põhjamaade kirjanikud. Et see oli see Põhjamaade romaanide õitsengu aeg Tšehhimaal ja seetõttu siis tõlgiti ka Kailitit ja Mälki. Ma jätan need 20-30 aastad vahele, kui tõlgiti siin meil hästi palju Šveiki ja Čapekit, siis tuli sõda ja siis suhted katkesid. Ja nüüd ma pean tegema ühe natuke naljaka avalduse, et tegelikult meie suhted taastusid 50. aastate lõpul tänu Nõukogude võimule. Sellepärast, et Tšehhimaal oli siis kirjastus, mille nimi oli Svet Sovjetu ehk Nõukogude maailm, mis andis välja 59. aastal Kalevipojad. See on muidugi tõlgitud saksa keelest, mitte eesti keelest, aga sealt edasi siis ilmusid meil mitu Jakobsoni, mitu Leberehti, nii nagu tollel ajal pidi. Ja 59. aasta oli ka vastupidi oluline, sest 59. aasta maikuus toimus Tšehhoslovakkia kultuurikuu Eestis. Ja selle 59. aasta Tšehhoslovakkia kultuurikuu andis Leo Metsarile ja Lembi Tremmelgasele idee hakata tõlkima tšehhi keelest. Põhjus, miks nad seda tegid, oli jälle natukene poliitiline. Metsaril oli parasjagu pahandus tsensuuriga, midagi tal ei lubatud avaldada tema omaenda lugusid, romaane, ja siis ta oli sunnitud hakkama tõlkima. Ja siis nad leppisid Lembi Tremmelgasega kokku, kellel parasjagu olid parteiliinis mingid pahandused, et hakkame tõlkima tšehhi keelest ja hakkame õppima tšehhi keelt. Tõsi, Lembi Tremmelga tšehhi keel oli tema elu lõpuni passiivne. Ta käis väga vähe Tšehhimaal ja ta ei oskanud seda rääkida. Leo Metsar siiski õppis tšehhi keele selgeks. Aga Lembi Tremmelga, Šveigi tõlget me teame ja hindame siiamaani ja see on suurepärane tõlge, kuigi ma siiamaani ei tea, kuidas ta seda tegi. Tõesti ei tea. Aga see on suurepärane. Kvaliteet oli väga hea. Ja Lembi Tremmelga auks ma pean ütlema seda, et ta valis väga häid teoseid. Vantšura viljapõld ja vaenuväli on üks tšehhi olulisemaid teoseid ja see on meil eesti keeles olemas, väga keeruline teos tänu Lembi Tremmelgale, nii et au ja kiitus talle. Metsar oli väga-väga viljakas tõlkija. Paraku Leokene tõlkis ka seda, mida võib-olla ei oleks pidanud tõlkima. Aga lihtsalt siis olid ju kirjastustel olid kvoodid.
ja pidi tõlkima neid sotsmaid. Ja Tšehhimaa kirjandus läks kirjastustele hästi peale ja Leo muudku tõlkis. Aga ta tõlkis ka häid asju ja Leo Metsari lastekirjanduse tõlked on absoluutselt suurepärased. Au ja kiitus talle selle eest. Aga enne, kui ma lõpetan, ma tahaks rääkida natukene Matsurast kui kirjanikust. Matsura teosed siin jooksevad meil ekraanil. Tegelikult pidas ta ise oma kirjanduslikku tegevust täpselt sama oluliseks kui teadust, täpselt sama oluliseks kui tõlkeid ja ta ise väga tundis, et tema raamatud on tema jaoks väga olulised. Eesti keeles on paraku ilmunud tema raamatutest ainult see üks ja ainus Loomingu raamatukogus ilmunud Matsura, mis originaalis oli Kuvernantka, eesti keeles ma tõlkisin ta Bonneks, lihtsalt sellepärast, et see on lugu kahest ajaloolisest tegelasest, Tšelakovskist ja tema teisest naisest Antoniem Raiskast, kes oli talle tõesti Bonne eest. Ta ei olnud ainult tema laste koduõpetaja, ta oli tema naine, ta oli tema ümmardaja ja see on selles mõttes ka eriline Matsura romaan, et see on üks ja ainus nii-öelda naise vaatevinklist kirjutatud romaan, muidu olid tema peategelased alati mehed. Ja see on raamat kaunist naisest, kes loobub oma unistustest, oma ambitsioonidest selleks, et siis ümmardada Tšelakovskist, kes oli juba oma elu lõpul. See on ka kõige autobiograafilisem raamat, mille Matsura kirjutas. Ja ta on ise selle kohta öelnud, et seda raamatut kirjutades tundus mulle, et olen pea kõlvatult autobiograafiline, sest enam kui Tšelakovskist ja Raiskast ihkasin kirjutada mehe ja naise suhetest, elukaduvusest, surmast, mille suunas me kõik kihutame. See ongi eleegia, ent pisut ka palve, inimese ja Jumala dialoog, alandlik ja trotslik. Ja on tõesti saatuse paradoks, et tihe side Tšelakovskiga, kelle, nagu ma ütlesin, kirjade kogu on meil Tartu Ülikoolis olemas tänu Slovaki õppejõududele, jäi märkima ka Matsura elu viimaseid tegemisi, sest viimastel nädalatel enne haiglasse minekut tegeles ta just selle luuletaja 800 sünniaastapäeva konverentsi ettevalmistamisega ja ka tema viimane esinemine oli 7. märtsil 1999 Tšelakovski haual. Aga ma ei taha sugugi lõpetada niimoodi kurva noodiga. Ma tahan ka rääkida ühest piinlikust loost. Ma räägin siin niimoodi anekdoote, et siis see piinlik lugu on ka seotud Betty Alveriga. Betty Alverit ja Jaan Kaplinskit me tõlkisime niimoodi, et mina tegin kõigepealt reaalused tõlked, siis Matsura leidis Jerzy Žačeki ja koos nad siis tegid nendest siis tõelised luuletused ja mis siis raamatutes ilmusid. Aga nagu alati oli kiire. Ja siis Betty Alveril on luuletus Kiivas kuu. Aga kuidagi ei pannud Matsura tähele ja ei pannud ka mina tähele, et kiival kuul on 2 tähendust. Ja niimoodi me tõlkisime selle kõveraks kuuks. Ja Betty märkas seda. Ma käisin mitu korda tema juures neid tõlkeid näitamas. Betty märkas ja ütles, et no kuidas te nüüd ei saanud aru, et siin oli hoopis midagi muud. Kuidas te selle kiiva kuu ehk armukadeta kuu tõlkisite kõveraks kuuks. Aga vot selline asi juhtus ja tõlkijatega juhtub. Aga me oleme sellegi eest tänulikud, et Matsura nii palju meile tõlkis ja nii palju rõõmu valmistas. Väga kuulda, ma olen sinuga nii palju rääkinud neid asju ja ikka alati kõik on alati huvitav ja muide ma tahan öelda, et tšehhi keelte on just Žačekust rääkisid, on tõlgitud tema vannid. Ja ma olin siis konsultant seal
Tõnu Kalvet tõlkis, aga ma kuulsin, et ta on läbi müüdud täiesti. Kas võib küsida küll? Jah. Kas me saaks sust tulevikku ootada, mis on järgmised asjad kõik? Tead, ma ei julge sellele küsimusele praegu vastata, sellepärast et ajad on muutunud ja kvoote enam ei ole. Ja Tšehhi kirjandust kuskil avaldada peale Loomingu raamatukogu on keeruline, ausalt. Ja hetkel, Joachim Topoli Saatana värkstuba oli viimane, mille ma tõlkisin, mis oli väga-väga sünge raamat. Nüüd tahaks tõlkida midagi helget, aga ma ei ole sattunud millegi väga helge peale.